katsusid selle parmupilliga kokku? No Millal sa said enda kätte esimese parmupilli, kas sa mäletad? ma võisin see olla mingi 12 või 13, aga see esimene parmupill oli selline suhteliselt kehvapoolne. Et selline suveniirpill, vaata umbes selline, mida laadal kuskil müüakse 3 euro eest. Et see mind eriti ei inspireerinud, aga siis alles hiljem, ma olin umbes 19 või 20. Siis ma nägin YouTube'is ühte lahedat parmupilli videot, kus üks tüüp seda mängis sellisel erilisel viisil. Ja siis samal päeval ma läksin poodi ja ostsin endale ka selle hea parmupilli. Mis sind nagu köidab, et mulle väga meeldib see, et sa võtad parmupilli ja siis sa mängid seda, aga sa tood selle kuidagi tänapäevasesse keskkonda, vaata, et sa paned sinna taha mingeid muid asju, mingeid biite, mingeid pille, miksid kokku, et see on hullult äge. Et mis sind nagu, kas sind võlus see potentsiaal või sul, mis sind nagu võlus selle parmupilli juures? See on hea küsimus, sest kahtlemata miski nagu võlus. Ja see oli mingi äratundmine või, et see video, mida ma nägin, seal see tüüp mängis seda sellisel tehnoviisil ja see kuidagi juba see iseenesest, et ta mängis seda niimoodi, et tavaliselt parmupilli mängitakse nagu rohkem nagu rahvapäraselt või nagu folkmuusika moodi. Et juba see, et ta seda niimoodi tegi, see iseenesest oli selline veidike raputav või veidike mingit vau-efekti tekitav. Sa tead sellest parmupillist rohkem, eks sa tead tausta ja kuidas Eestis on seda varem kasutatud, kas seda maailmas, kas see on nagu Eesti pärimuspill või see maailmas esineb ükski? See on igal pool maailmas, välja arvatud Ameerika põlisrahvaste seas, siis ei olnud parmupilli ja mujal pool, igal pool on parmupille leitud ja traditsioonid isegi tänapäevani veel jätkuvad seal. Parmupill ilmselt on pärit Kagu-Aasiast, kust kasvab palju bambust, seetõttu on sellest lihtne parmupille teha, et bambus on selline hea materjal. Aga näiteks vanim leid üldse pärineb Jaapanist umbes 5. sajand enne Kristust. See oli siis luust parmupill, aga see võib-olla on vanim ainult seetõttu, et ta on luust, seega ta on säilinud, et ilmselt bambusest parmupille juba tehti palju varemgi. Ja Siberis ja Mongoolias ja Tuvas on muidugi parmupill hästi populaarne. Eestis on ka üsna varaseid leide, juba 13. sajandist on leitud Eestis parmupille, mis on Euroopa kohta nagu üsna ebatavaline. Aga minu teada on Eestis parmupilli kasutatud nagu kahel viisil, et üks on selline lugude mängimine ja teine on siis rohkem selline sisekosmose jaoks või lihtsalt ise mingite uute helide tekitamine, sest tänapäeval on ju meil süntesaatorid ja elektrooniline muusika, mille abil saab igasuguseid huvitavaid sounde ja värke tekitada. Aga vanasti ei olnud seda, et siis võiski parmupill olla üsna unikaalne pill selles mõttes, et mingisuguse viiuliga või lõtsaga või kandlega ei saa nagu nii ulmelisi sounde tekitada, kui sa parmupilliga saad tekitada. See on huvitav jah mõelda, et kui sa seda mängid, siis sul tekib ju mingi vibratsioon ja iga pilliga, mis sul on niimoodi nagu orgaaniliselt ees, kas klaver või cello või mis on täiesti keha vastas sul või kitarr. Et tead, sa ju mängid, mis sa peale selle parmupilli ja kitarri mängid midagi? No ma põhimõtteliselt mängin kõike, et trumme mängid kindlasti, eks ju? Jaa, ainult et ma kasutan neid erinevaid pille helide tekitamiseks. Aga lõpuks ma nagu kompositsiooni loon arvuti abil. Näiteks ükskord ma proovisin harmooniumit, ma ei olnud seda kunagi varem mänginud, aga see heli mulle meeldis ja siis ma lihtsalt tekitasin ühe pika harmooniumiga tehtud trooni, sellise undamise, lindistasin selle arvutisse ja siis tegin sellest loo, tähendab siis manipuleerisin arvutiga seda signaali nii palju, et ta omandas mingisuguse struktuuri juba. Nii et ma tegelikult ausalt öeldes ma ei ole väga hea ühegi pillimängus välja arvatud parmupill, aga arvuti abil ma saan kõigest mingisuguseid kompositsioone teha. Et jaa, see on see teema, et parmupilli puhul sa tunned seda äratundmist, eks ju, et sa tunned, et sa oled äss selles. Jah, et parmupilliga mul on tunne, et ma olen väga hea selles. Ühegi teise pilliga mul seda tunnet ei ole olnud. Ma praegu mõtlen veel, kui ma siit kuulen, et kas sa oled mõelnud, et mis sõnumit sa tahad selle muusikaga anda või et kui inimene kuulab sind, et mis ta nagu
mis ta võiks ärgata või mis ta võiks tunda või et see on selline keeruline teema, et ma olen tähele pannud, et kui ma liiga palju mõtlen muusikat tehes, siis ei tule midagi välja, et muusikat saab teha siis, kui eriti palju ei mõtle samal ajal, aga samas mõnikord ikka üritad nagu teatud vibe'i panna sinna sisse. Mõnikord ma kujutan ette mingisugust tseeni, mingisugust sellist, või veidike nagu muinasjutulist nagu tseeni, mingisugust rituaali või midagi, mis toimub, mille taustaks see muusika võiks sobida. Kui ma kuulen su muusikat, siis mulle ka tundub, et ta on selline kohati nagu enese sisse minemise muusika, ta aitab seda ja siis mingisuguseid asju sealt lahustada, esile tuua, mingeid mustreid märgata, sest et sa lood ise ka oma lugudes mingeid mustreid, vaata. Ja siis need täienevad ja siis see harmoonia, mis seal tekib, et see võiks olla midagi sükest minu jaoks. See on midagi sellist, jah. Okei, aga lähme tšekkame seda stuudiot, eks ju. Siin on võib-olla mõned sellised põhilised pillid, mida ma nagu tihedasti mängin. Siin on mul erinevates helistikuses tanmoisid, siin on bambusest pille, siin on mõned katkised pillid, mis ootavad parandamist. See on asja arvastaja, see on väga. Et see on huvitav ka, et eesti keeles on see parmupill, eks ju, kas see on mingisugune rahvusvaheline nimi ka, mis mille järgi otseselt nagu parmuga seal seotud ei ole, rahvusvaheline nimi on Tšusart, nagu juudipill, ainult et see on täiesti juhuslik. Et see selline nimi seal on, sest tegelikult juutidega on selle pill vähe pistmist, võib-olla ainult nii palju, et juudid Inglismaal seda pilli tihtipeale müüsid ja seetõttu kannate nime Tšusart. Öeldakse ka Tšoharp ehk lõuapill ja Harp, et ikkagi mingi harp? Ikkagi mingi pill on ju. Okei, nii. Ja öeldakse ka lihtsalt suupill aasia keeltes. On sellised aasia tüüpi ja nende pillide eelkäijaks olid sellised bambusest pillid, see näiteks on mu enda tehtud üldse. Ja siis alles Vietnami sõja ajal ja pärast Vietnami sõda hakati sellised bambuspilli sarnaseid pille tegema mesingist. Aga ajalooliselt jah, umbes lääne poole liikudes nad järjest läksid siit laiemaks, et kui kaardi peal vaadata, siis seal Kesk-Aasias olid nad veel üsna kitsad ja mida lääne pool läksid, seda laiemaks nad läksid siit otsast. Meil on siin parmupill, et kuidas nüüd seda siis võiks mängida? Võtad kätte, võib-olla alustada võid niimoodi, et võtad niimoodi, siis panete siia ja siis selle näpuga, sa pead ühe näpuga kuidagi, jah, võt niimoodi suruma vastu hambaid, et ta oleks nagu korralikult paigal. Ja siis väga hea juba tuleb. Ta võib ka nii tead vastu hambaid, mis ma praegu tunnen. Ja sa pead kuidagi... Et mitte liiga kõvasti nagu tõmmata, eks ju? Seda ka, aga siis sa pead... praegu on vist nagu hästi, sa isegi hambad on natuke liiga lahti, siis natuke võid kokku panna, natuke rohkem lahti. Niimoodi umbes. Huuled sinna ümber. Ja tähtsa on see, et sa seda otse tõmbad, et kui sa vaata pill on niimoodi või niimoodi, siis ta läheb vist hambaid. Aga kui ta on otse, siis ta ei lähe. Ja siis ongi, et liigutad keelt, hakkab muutuma see tämber. Kui on keel kõige madalamal nagu O asendis, siis tuleb selline heli. Ja kui keel on nagu I, nagu üleval, siis tuleb... Ja siis on ka kõik need vahepealsed võimalikud efendid. See oli äge. Ja siis saab hingata, mis võimendab natuke heli. Kulmud liikusid hästi praegu. See käib asja juurde. Et ühesõnaga suu väsib ära siis, kui väga pikalt mängida või? See kuidas kellelgi, minul väsivad lõuad näiteks kõige esimesena ära. Mõnel inimesel väsivad näpud hoopis ära. Nojah, et kui surud. Võt see on võib-olla see, et sa unustad ära ja siis nagu räigelt surud seda endale siia näppude vahele. Praegu kui ma panen, siis ma tunnen hoopis seda huulte pinda. Seda ma ei tunnegi. Aga tead, mis ma praegu mõtlen, võtta naistel mõnikord on see, et tahaks mingit huule, mingit sellist boost'i või mingit nagu volüümi. Äkki see ongi see, et sa nagu lihtsalt päev otsa mängid parmupilli ja siis huuled on paistes. Kui väga kõvasti mängida, siis kui ma näiteks tänaval olen mänginud kunagi nooruspõlves, siis tihtipeale sa lähed nii hoogumänguga, et tahad valjustiga mängida, et siis see keel kuidagi läheb vastu huuli ja lõpuks on kõik verine.
ja siis saad aru, et käsi on verine, aga ei pane mängu aega ei pane tähelegi, hiljem alles näed, et nagu švetse. Jesus. Okei, ma proovin veel. Proovin veel mingit. Okei, proovime koos või? Jah. Et ühesõnaga, tegelikult ma saan sellest aru, et see koht enam-vähem nagu võiks olla siin keskele või nagu natuke üle keskmise. Jah, et mitte... Et nagu katab need hambad ära seal keskel, eks ju, aga mitte nagu rohkem. Näite korraks niimoodi. Jah, et on sul nagu hammaste, esihammaste kohal. Ahah. Okei. Proovime. Okei. Ma pole kunagi parmupilli jammi teinud. Väga äge. Täitsa hästi tuli välja alguse kohta. Thanks. Thanks.